Aasta on 2200. Maailm, nagu me seda tunneme, on muutunud. Puhas õhk ja joogivesi on defitsiit. Toitu valmistame 3D printeritega. Päikese radioaktiivsuse tõttu on moeaksessaariks saanud fooliummütsid. Saastunud õhu tõttu peab gaasimaski kandma pea kõikjal. Radioaktiivsuse ja nutisõltuvuse ühismõjuna on inimlastel mutanteerunud megapöidlad. Siin näeme me tublisid normaatleete valmistumas Viljandi kinnisteks olümpiamängudeks. Saame nendega tuttavaks. Jah, te nägite õigesti, see on lendav auto. Talbot Oos. Isuzu Gas. Jagodan Fit. On käes see hetk, kui sportlased hakkavad suunduma võistlusareenile. On jäänud veel mõned oaasid, kus saab eemaldada gaasimaski ja hingata värsket õhku. Ja areenile on asunud meie järgmine olümpiavõistleja Isuzu Gas. Isuzu näeb olevat tippvormis. Kiiruses ei saa talle keegi vastu, laitmatu pöitlatöö, imeline. Ei, kõik on läbi. Higi silmades murdis meie teise olümpialootuse. Ja Talbot on asunud areenile. Tema tehnika on laitmatu. Kas ta püsib konkurentsis? Näeme keskendumist otse tema higisest laubast. Kas tõesti? Ei, meie lootus on lõhtunud. Talbotil tuli pöidlakramp. Seal ta on, Jagodan Fit isiklikult. Meie viimane kuid kogenuim olümpialootus. Ta teeb kõik endast oleneva. Kas te näete keskendumist? Kogemus maksab. Vaadake ainult, millised kraatsilised näpud. Võit! Me oleme jälle tulnud olümpiavõidjaks. Rõõmustage Eesti, rõõmustage Viljandi. Ja meie olümpiamängude võitja, kuldne esimene number, on meie naisesimängija Jagodan Fit. Ja nüüd lahkub meie tubli naissportlane uueks tsükliks treenima, sest 4 aasta pärast on juba uued olümpiamängud.